Tere kõigile! Marko siinpool ja järgmine video on sellest, kuidas valida kõlarid. Üldine kõlarite valimise põhimõte. Esimese asjana tuleb teil osta vähemalt 2 kõlarit. Vasak ja parem stereokõlar nii-öelda, põhikõlar. Ja nendest alguses piisab. Ühendate need oma receiverisse ära, ühendate left ja right kanalisse ja nad töötavad. Kui kasutate stereorežiimi, ärge valige mingit muud režiimi, sellepärast et teil on ainult 2 kõlarit ja siis nad peavad olema stereorežiimis. Seal ei saa muud valikut, ei tohi kasutada, kui saate, sest muidu läheb osa heli kaotsi. Nüüd kuulate, mõtlete, okei, tahaks midagi paremat, tahaks kuidagi heli parandada. Siis te peate nüüd otsustama selle järgi, mida te tunnete, et tahate parandada. On teil vähe bassi, vähe surround heli, mida teil on vähe. Aga üks oluline asi on, mis juhtub niipea, kui te ostate kõlarid juurde. Ehk te lülitate soodsama hinnaklassi receiveri stereorežiimist välja. Lülitada näiteks 3 esikõlari režiimi või mingisse surround režiimi. Siis juhtub asi, et receiver jagab oma võimsust rohkemate kõlarite vahel ja sellest jõust ei piisa. Ehk bass kaob ära. Bass läheb väga nõrgaks, receiver ei jaga seda enam, seda ei jätku esikõlaritesse, seda ei jätku praktiliselt mitte kuhugi. Ja see on täiesti tüüpiline probleem. Isegi kui teil enne oli see bass piisav 2 kõlari puhul, siis niipea kui lülitate 3. või 4. või 5. kõlari tööle, no selle nii-öelda kõik nad koos tööle, siis on jama. Hops, plõks, lülitate nuppu, režiim ümber ja bass on läinud. Seetõttu mina ütlen, et pärast 2 põhikõlarit on teil vaja osta subwoofer, et seda olukorda välistada. 3. ohtuks on subwoofer. Ja subwoofer on kodukino puhul üks tähtsamaid oste. Subwooferid teevad kõik erinevat häält, te peate leidma endale sobiva, mis mõned kumisevad näiteks väga halvasti, mõned on väga head, eks ole, sõltub hinnast loomulikult, aga ka soodsa hinnaga saab häid subwoofereid. Et neid peab ka kuulama ja proovima ja leidma neile õige asukoha. Aga asukohast ja sellest valimist võib-olla mõni teine kord. Korteris, jah või ei, no raske öelda, aga ta võiks teil olla olemas. Kas või väike, selline 8-tolline, et ta ikkagi seda bassi esitaks paremini, parandaks. Sest muidu teid võib tabada suur üllatus. Nii, kui teil on olemas nüüd 2 põhikõlarit ja subwoofer, siis 3. kas nüüd teha surround heli ehk osta 2 tagakõlarit või hoopis ette keskkõlar. Siis nüüd sõltub sellest, kas te tahate seda surround heli või ei taha, ehk seda ruumilist ringheli. Kui te seda tahate, siis mina ütleks, et järgmine ost oleks tagumised kõlarid, 2 tagumiskõlarit. Ehk te teete 4.1 süsteemi endale. Video nendest kõlarisüsteemidest on üleval, varem tehtud juba, vaadake siia, kui tahate seda teada, mis süsteeme teha saate. Teete 4.1 süsteemi. Saate nii-öelda selle ruumilise heli, ilma keskkõlarita. Ja miks ma soovitan teile teha sellist varianti? Mitte nii, et te ostate keskkõlarit ja saate selle esipaneeli. Esiteks sellepärast, et keskkõlari heli jagatakse niikuinii automaatselt siia vasakusse ja paremasse kõlarisse. Et see ei ole läinud kaotsi. Ka surround heli pole kaotsi läinud, aga kui te panete taha kõlarid, siis teil tekib see ruumiline heli automaatselt kohe hetkega, et kui te lülitate receiveri surround režiimi mingisugusesse, siis hakkavad tagakõlarid tööle ja teil on selline rohkem kinoheli, kui te seda soovite. Ehk siis teil on 4.1 süsteem. Ja see süsteem on tegelikult väga hea ja optimaalne süsteem. Probleem on milles, kui teil pole keskkõlarit. Kui teil pole keskkõlarit, siis see süsteem, ta võib olla täiesti piisav süsteem, aga
Teil võib vaja olla keskkõlarit juhul, kui te näiteks istu päris keskel. Ehk te istute ühe külje peal, siis see heli tihtipeale kõlab nagu ühelt küljest, et ta ei ole nagu nii-öelda ekraani keskel. Et sellisel juhul on hea osta keskkõlar näiteks. Aga muid suuri põhjuseid keskkõlari ostuks tegelikult, ma ütleks, et ei ole. Jah, just nimelt. Keskkõlar võiks olla teie kõige viimane kõlar, mida te ostate. Ja sellel on mitu põhjust. Esimene põhjus on see, et niipea, kui te ostate keskkõlari, suundub üle 50% helist keskkõlarisse. Ehk siis kõik ülejäänud kõlarid teil muutuvad rohkem või vähem ainult surround kõlariteks. Ehk kui te olete näiteks ostnud hoopiski endale 1000 eurosed esikõlarid näiteks ja ostate 100 eurose keskkõlari, siis need 1000 eurosed ei tööta tegelikult. Nad töötavad, aga sealt tuleb väga vähe heli. 10% võib-olla ainult. Aga siis 100 eurone keskkõlar võib esitama üle 50% heli. Ja see on nüüd see asi, miks on keskkõlar nii halb kui hea ost. Niipea, kui te ostate oma süsteemi kehva keskkõlari, läheb heli halvemaks. Plaks. Heli läheb kehvaks. Sest enamik heli on keskkõlaris ja kui see on kehva, ta ei esita seda hästi. Midagi ei ole teha, ta ei esita seda hästi. Ja seepärast, kui te ostate keskkõlari, varuge sellest raha, varuge selle jaoks aega, ideaalis ta peaks sobima vasaku ja parema kõlariga, ehk ta peaks olema sama seeria. See on nagu ideaalis, aga kui teil on need vasak ja parem kõlar tegelikult suhteliselt odavad, siis ma soovitan osta näiteks sama firma kallima keskkõlari ja see teeb paremat heli. Et mitte siis jääda selle täpselt sama seeria juurde, mis teil on need vasak parem kõlar, aga võtta kallim seeria. Just sellepärast, et ei kaotaks heli kvaliteedis. Sest kaotus heli kvaliteedis ongi kõige suurem asi, mis teid võib tabada selle keskkõlari ostu puhul. Need surround kõlarid, nad mängivad väga vähe heli. Te võite seal kasutada, ma ei tea, 50 eurosed kõlarid, kui tahate, et ei pea kasutama seal neid 100-seid, 200-seid, 500-seid ei pea kasutama. Ma küll siin näitan mõnes videos, et keskkõlar või see surround kõlar on suur ja hea ja siuke äge, aga ma ütleks, et paljude inimeste jaoks see pole teema ja võib vabalt kasutada odavat surround kõlarit. Ta ikkagi tekitab seda ruumilist efekti. Aga seda varianti ei saa kasutada keskkõlari puhul. Ja see on näiteks tüüpiline häda on sellistel komplektidel, kui te ostate näiteks kas kodukino komplekti, selline nii-öelda see kõik ühes, või ostate receiveri ja eraldi komplekti juurde 5-6 kõlarit, siis nendes kõigis on see keskkõlar väga kehva. Ta on nii-öelda sobib selle süsteemiga, aga ta mängib kehvalt. Kui üle 50% sellest helist, mis teil televiisorist tuleb, peab olema selles kõlaris, siis ta ei saa oma tööga hakkama. Ja seepärast ma ütlen veel kord. Keskkõlar on väga tähtis ost. Ostke nii kallis keskkõlar, kui saate. Ma isegi ütlen, et see heliline sobimus vasaku ja parema kõlariga on vähem tähtis kui see, et oleks hea kõlar. See on olulisem kui see heliline sobimus. Jah, muidugi on parem, kui ta sobitub ideaalselt vasaku ja parema kõlariga, see heli on ühtlasem. Aga kui see heli on küll ühtlane, aga kehva, siis ma leian, et see on halvem variant. Nii et keskkõlari ost, ma ütlen, jätke viimaseks, teil pole seda hädasti vaja. Ja kui te leiate, et teil on seda vaja, ostke hea. Aga see on tänaseks kõik. Kõike head ja järgmise korrani.